Sa saad siin maa peal elada nii kaua, kuniks sinu ihu vastu peab. Ehk teisisõnu, lisaks meie hinge eest hoolt kandmisele peame me hoolitsema oma ihu templi eest. Tervist sõbrad, Janno Peensalu minu nimi ja see on Karjase kohvi saade. Ja sel läheneval jõuluajal, kus me teeme kingitusi oma lähedastele, tahaksin ma teha ühe kingituse soovituse ja see on raamat. Ja raamat, mida ma soovitan, on Maksimaalne mehelikkus. Raamatud võivad muuta inimeste elud ja raamatu vägi on selles, et seda lugedes võin ma hakata mõtlema, nagu selle autor on nii palju rikkust, tarkust, elutarkust peidetud raamatutesse. Inimesed, kes on läbi läinud asjadest, elanud üle asju, tulnud toime väljakutsetega oma elus, pannud kirja mõtteid, mis inspireerivad meid. Nii et see on hea ostusoovitus ja kinke soovitus sellel jõuluajal. See raamat maksab 10 € ja neid saab siit Eesti Kristlike Meeste Teenistuse kaudu. Kirjuta mulle ja ma saadan sulle. Aga sõbrad, sellel hommikul ma tahan rääkida meie ihu eest hoolt kandmisest ja lugeda 1. Korintuse kirjas 6. peatükis salm 19, kus Paulus kirjutab ja ütleb niimoodi: või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ja te ei ole iseeneste omad. Sest te olete kalli hinnaga ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Ehk me peame oma ihus kehas püha vaimu austama sellega, et me oma ihu eest võimalikult hästi hoolt kanname. Ja tõepoolest me oleme siin elus ju majapidajad. Me ei ole omanikud ühegile asjale. Piiblis on hulganisti kirjakohti, mis ütlevad meile, et Jumal omab kõike, kaasa arvatud kõiki hingelisi siin maa peal. Seega me ei ole omanikud, vaid majapidajad. Ja majapidajalt nõutakse, et oleks ustav, et ta parimal viisil käiks ringi, hoolitseks selle eest, mis kuulub kellegile teisele. Nüüd Piibel ütleb, et ma austan Jumalat oma ihu eest hoolt kandes. Kuidas ma seda teen? Me räägime täna praktilistest asjadest ja üks viis oma ihu eest hoolitseda on korrektselt õieti toituda. Ma tean, et tänapäeval terve internet on täis podcaste igasugu toitumisspetsialistide poolt ja seal on väga-väga palju asjalikke asju, mida kõrva taha panna. Võib-olla väljakutse tänapäeval on lihtsalt navigeerida selles infomaailmas ja teha õiged otsuseid ja mõista, et kes räägib õigust. Aga ma arvan, et kui me oleme oma enda kogemustega midagi kaua aega teada saanud sellest valdkonnast, siis see on väärtuslik info. Ma mäletan 27 aastat tagasi, kui ma olin Ameerika Ühendriikides ja kuulsin esimest korda sükest mõistet nagu õige toitumine või right nutrition, nagu see inglise keeles kõlab ja see kohe kergitas mu kõrvu. Ma kuulsin seda ühe video pealt. Ma hakkasin neid praktiseerima. Üks asjadest oli see, et ma lõikasin suhkru välja oma dieedist. Ma olin väga suur magusate asjade tarbija ja tõepoolest suhkrut on tänapäeval igal pool, isegi suitsutatud lõhekala pannakse soola ja suhkrut on leivas, suhkrut on muidugi kõikides magusasjades ja suhkru täielik vältimine on muidugi omaette väljakutse. Aga kui ma tollel ajal lõikasin välja oma dieedist kõik asjad, mis vähegi olid magusad ja tehtud suhkruga, kõik küpsised ja kommid ja šokolaadid ja jäätised ja kõik muu selle sarnane ja kõik sünnipäevadel ja olemistel teadsid, et Janno ei võta kooke ega torti ega midagi muud selle sarnast. Lõpuks nad kõik arvisid ära sellega. Ja mida ma märkasin oli see, et aastaid mul oli olnud krooniline ninakoopa
põletik ja mul oli kogu aeg alati nina kinni ja paks tätt ninas. Ühtäkki see oli läinud. Ja ma võin raporteerida, ma olen vaba sellest ajast saadik, kas ma absoluutselt väldin täna suhkrut, no täielikult mitte, mingil määral ma seda ikka ju tarbin siit ja sealt, aga ma olen seda jätkuvalt hoidnud miinimumi tasemel ja ma olen leidnud, et see on tegelikult hea. Mida ma veel tol ajal siis oma dieedi sisse tõin või toitumisharjumustesse oli see, et ma ei tarbinud enam rämpstoitu. Ja kuigi me ei saa öelda ka, et see on absoluutne, sest aeg-ajalt ikka kohtud kellegiga pitsarestoranis või sööd ühe burgeri ära, aga ma ei mäleta täna, millal ma viimati pitsat sõin või mingit burgerit sõin. Aastaid ja aastaid on sellest möödas ja ka tol ajal, kui ma seda tegin, seda juhtus võib-olla mõnikord aastas. Ja praetud asjade tarbimine samuti oli midagi, mida ma drastiliselt vähendasin. Nüüd juba aastaid ja võib-olla isegi aastakümneid tänaseks ma teen igal hommikul omale putru. Ja vanasti tarbisin väga palju kaerahelbeputru, nüüd viimastel aegadel ma olen rohkem teinud tatraputru, et vähem lasta veresuhkrul tõusta. Ja lisaks siis sellele ma selle pudru valmis keedan, ma panen sinna sisse hulganisti lisaasju, näiteks mustikaid. Mul on üks hea tädi ja see tädi on nii. Ja see on minu ema õde nimega Mai, kes on usin metsas käia ja korjab mustikaid ja korjab metsmaasikaid ja me oleme käinud koos murakal ja siis kujunes välja nõnda, et ma ostsin oma tädi poolt korjatud marju ja teades, et ta korjas need ikka metsast, mitte kuskilt suure maantee äärest, kus autode heitgaasid metsmaasikad ikkagi üle külvavad ja panin sügav külma ja nõnda ma olen teinud aastaid ja et selleks, et talvel oleks võtta ja mida ma tegin, ma panin neid ja panen neid siis siiamaani oma pudru sisse. Samuti ma lisan sinna igasugu häid seemneid, kui vähegi võimalik, siis maheseemneid. Ma kasutan samuti kakaonipse, puhas 100% kakao, muidugi me saame seda ka šokolaadist, aga šokolaadis on teatavasti ka palju suhkrut juurde lisatud, kui sa mitte just ei söö tumedat šokolaadi, kus on seda vähem. Pea meeles, mida kõrgem šokolaadi sisaldus, seda vähem saab sinna suhkrut juurde lisada, nii et alla 75% ma ei osta kunagi šokolaadi. Aga need kakaonipsid on 100% šokolaad, täiesti mõru, aga vägev antioksudandi laks igal hommikul. Ja muidugi, nagu öeldud, igasugu olulised seemned, mis sisaldavad kõiksugu mineraale ja nii edasi. Ma laen sinna pudru sisse, panen sinna korralikku oliivõli ja veel mitmeid erinevaid asju. Teinekord, kui kevadel on spinat ja kale juba kasvanud ja muidugi mul on siiamaani kale ja spinat rohelised kasvuhoones ja kasutan neid. Lisan ma neid samuti sinna, et see oleks võimalikult tervislik. Ja muidugi, üks asjadest, mida ma väga palju tarbin samuti ja sobib minu dieediga, on munad. Ja ma tõesti ostan palju mune, ma söön ilmselt mune iga päev. Ja kui sa mune tarbid samuti, siis ma soovitan taluturult kuskilt osta või kellegi taluniku käest, kes kasvatab kanu, kanad saavad ka vabalt ringi joosta, ta annab neile rohtu ja nii edasi, nii et see muna oleks täisväärtuslik. Ja üks viis oma toitumisega veel head teha oma ihule on toituda nõnda, et hoida oma ihus põletike tase võimalikult madalal. Ja üks viis, kuidas me sellele saame kaasa aidata, on omega rasvhapetega, et omega 3 rasvhapped on piisavalt tarbitud. Me teame kalamaksaõlist, me teame oliivõlist ja tõepoolest nendel õlidel on võime tõmmata maha meie ihus põletike taset. Ja kui me ka suhkruga üle ei pinguta, siis arvan, et me hoiame oma põletiku taseme madala, mis on alati oluline meie ihu jaoks. Juur- ja puuviljad, väga hea. Kahjuks muidugi
mida me ostame poest, on tihti pestisiidid küljes, need on kuskil lämmastik, naatriumväetisega kiirelt üles kasvatatud, nende toitainete sisaldus selles toidus on tunduvalt väiksem ja võib-olla me peame lisanditega kompenseerima seda, mis meil puudu jääb. Ja muidugi, kuigi puuviljad ja mõningad juurviljad on ju vägagi maitsvad ja isegi magusad, peame me olema ettevaatlikud, et me ei lase ka oma veresuhkrul lennata tšauhti ülesse. Ja muuseas alati seda saab vältida sellega, et me sööme näiteks rasvu enne, kui me võtame selliseid süsivesikuid, mis veresuhkrut tõstavad. Vanadel aegadel ma ei teadnud sellest palju ja näiteks kui ma ka paastusin päeva või 2, siis ma lõpetasin paastu sellega, et tegin värsket porgandimahla, mis on teatavasti vägagi magus ja lõpetasin siis oma 36-tunnise või 48-tunnise paastu juues porgandimahla ja see lööb su veresuhkru niimoodi äkitselt lakke ja kõik suured veresuhkru kõikumised ei ole tegelikult organismile head. Ja ühel hommikul ma mäletan, ma läksin meeste arsti juurde, ta tegi mul vereproovi, vaatas ka veresuhkrut. Ma olin just sel hommikul mõned tunnid küll varem söönud, aga ja just nimelt alustanud seda päeva juues porgandimahla värskelt tehtuna. Ja mu veresuhkur oli päris kõrge, oi, kas sul on diabeedi teema või? Ma ütlesin, ei ole. Ja siis ma pidin kordusproovi tegema ja see oli igati normis. Aga et me ei tohiks veresuhkru kõikumisega väga palju mängida. Ja kindlasti aitab meie tervislikule elule tohutult kaasa see, kui me tarbime head puhast vett. Igasugused karastusjoogid ja mahlad, milledes on nii palju suhkrut sees, tegelikult lõppeks ei ole sulle head, aga vesi teeb head. Ja muuseas, vesi on ainukene sõltuvust mitte tekitav jook. Sellepärast sa pead sundima ennast vett jooma ja et sa piisavalt seda tarbiksid. Vee joomisel ja vee tarbimisel on tohutud eelised ja kasud, millest me täna siin ei hakka isegi rääkima. Aga filtreeritud vesi, vesinikuvesi, on võimalik erinevaid filtreid täna soetada ja muidugi kas või see, et paned sidrunit vee sisse. Muidugi see peab natukene olema ettevaatlik, et me seda ei trimpa terve päev, siis see võib meie hambaemailile mõjuda ja samamoodi lisaks tervele ihule peame me ka oma hammaste eest hoolt kandma. Muuseas käisin just eile hambaarsti juures ja ma küsisin hambaarsti käest naljatledes, et milliseid hambaid me peame hambaniidiga puhastama, vastates ise, et ilmselt neid, mida me plaanime suus alles hoida. Nii et kaasa arvatud meie hambad vajavad hooldust. Üks väljakutsetest, millega ma ise ka tegelen ja ma ei tea, kas sina oled sellega juba kuskil maale jõudnud, aga on see, et süüa ainult teatud aegadel. Seda inglise keeles nimetatakse see time restricted eating või intermittent fasting, kus me siis sööme ainult teatud ajavahes, näiteks 16 tundi ööpäevas ei söö, ainult joome näiteks vett või kohvi või teed, aga ei pane mingeid magusaineid sisse ja siis sööme selles ülejäänud ajas näiteks 8 tunnis. Mõned inimesed suudavad teha nõnda, et nad söövad ainult 6-tunnises ajavahemikus. Mõni näiteks ei söö hommikusööki, sööb ainult lõuna ja õhtu. Aga need, kes on eriti hästi distsiplineeritud, söövad hommikusöögi ja lõunasöögi ja õhtusöögi jätavad lausa ära. Ja tohutu palju häid asju juhtub selle tõttu meie ihus. Üks asjadest on see, et meie ihul on rohkem aega puhastada ennast. Me teame, et paastumisel tekib see autofaagia, kus raku katkised osad viiakse välja ja taastatakse rakku ja meie ihud koosnevad rakkudest, nii et rakud peavad olema terved. Terved rakud sünnitavad jälle terveid rakke. Nii et see on oluline ja me anname lihtsalt puhkust oma organismile, kaasa arvatud oma kõhunäärmel, mis peab pidevalt veresuhkru balansseerimisega tööd tegema. Nii et mida võimalikult pikem on see aeg, kus me ei söö ööpäevas, tegelikult seda parem. Nüüd mina olen suur süsivesikute armastaja ja ma olen üks nendest
tüüpidest, kes võib hommikust õhtuni kogu aeg süüa ja hilisõhtul enne magama minekut ka veel kõhu täiesti täis süüa ja magada rahulikult terve öö ja tõusta hommikul 4 tundega. Aga see, et ma võin seda teha ja kaalus juurde ei tule, ei tähenda seda, et ma ei peaks ennast samamoodi distsiplineerima üldise tervise hüvanguks. Ja nii, et need on need teemad, millega me peame arvestama, et käia selle sõna järgi, mis ütleb siin, et ei ole iseeneste omad ja austage siis Jumalat oma ihus. Nüüd veel üks viis, kuidas me saame oma ihu eest hästi hoolt kanda, on teha perioodilisi paastusid. Jeesus kutsus meid paastuma ja üleskutse paastule on piibli lehtedel leitav nii Vanas kui Uues Testamendis. Ja üksnes kaasaegse meditsiini ajastul me oleme avastanud, kui palju füsioloogilisi, tervislikke eeliseid tuleb kaasa paastumisega, kui hea see on tegelikult. Ma tean, see on ihule raske, see on mulle samamoodi raske, ma just mainisin, kui hea sööja ma olen. Mul on teoloogiliselt magistrikraad, aga usu mind, söömises on mul doktorikraad. Ma oskan süüa ja süüa selliseid koguseid. Mu üks Ameerika sõberik ütles mulle, et Janno, sul on õõnes jalg, sest kõik toit näib kuskile kaduvat. See peab minema kuskile, sul on õõnes jalg. Aga kiire ainevahetus teeb seda, nii et perioodilised paastud on meie tervisele head lisaks vaimulikule hüvele, mida me sellest saame. Ja muidugi Vanas Testamendis Jesaja 58 räägib paastumisest ja nimetab seal ühtlasi ka ära, et sinu tervis edeneb jõudsasti. Muuseas, alles mõni nädal tagasi ma tegin nõnda, et ühel õhtul peale 6 ma enam ei söönud, jõin terve õhtu ainult vedelikku ehk vett ja läksin magama, järgmine hommik tõusin üles ja siis oli mul otsustatud eelnevalt ära ja see on, kuidas mina teen, ma pean eelnevalt otsustama, et ma teen paastupäeva. Ja sellel hommikul, enne kui ma läksin maale ja tegin tegelikult terve selle päeva aktiivselt rasket tööd. Ja ma andsin uriiniproovi, et veenduda, kas minu organismis olid tekkinud ketokehad. Need on erilised energiat andvad ühendid, mida maks toodab rasvast ja üldjuhul hakkab meie ihu ketokehasid tootma siis, kui on teatud tingimused. Näiteks me teeme ketodieeti, mis on valgu ja rasva rikas dieet, või näiteks sööme ainult 1 kord päevas ja elamegi sellist elustiili, või siis paastumise juures. Ja sellel hommikul viies oma proovi, ma sain juba päeva peale selle proovi tulemused teada ja vaatasin, seal oli 0 ketokeha, nii et see fakt, et ma õhtul olin mitmed tunnid nii-öelda paastunud ja oma tavapärase dieedi asemel, kus ma söön ja näksin midagi ka õhtul, ei olnud söönud, aga see ei olnud veel aktiviseerinud minu ketokehasid, aga kui ma paastusin terve selle päeva ja muidugi terve öö, siis järgmisel hommikul viisin ma uuesti uriiniproovi ja minu ketokehade hulk oli tõusnud drastiliselt, ehk ma olin tõsises ketoosis ja ketokehad on palju parem kütus sinu lihaskonna jaoks, sinu aju jaoks. Sellel on vähem selliseid kahjulikke jääke, muidu meie ihu toitub ju glükoosis, see annab meile energiat, selle läbi me teeme, mida me teeme. Tavajuhul meie ihu saab energiat glükoosist ja ta võib pöörata ka valgud glükoosiks, rääkimata süsivesikutest. Aga ketokehad tekivad erijuhul ja muuseas on täheldatud, et näiteks teatud vähkkasvajad, mis teatavasti tarbivad tohutult suhkrut. Ja kui me glükoosi organismile ei anna, aga ihu toodab meie rasvadest ketokehasid, on teatud vähid, mis ketokehadest toituda ei saa ja hakkavad närbuma. Nii et siin on midagi kõrva taha panna samuti. Üks asjadest, mida me oma ihu jaoks veel saame teha, on täiendada oma toidulauda toidulisanditega. Nüüd võib-olla see ei ole toidulisandite usku.
see on täiesti arusaadav. Aga fakt on selles, et väga paljuski meie maailma põllumajandus täna on kasumi peale väljas. Me ei raja uusi põldusid, sellepärast, et see võtaks, ma ei tea, uued infrastruktuurid rajada, võsa maha võtta, mets maha võtta, teha sellest uuest maast põllumaa. Me ei jäta maad sööti ega lase tal mitu aastat puhata, et siis jälle uuesti sinna külvata. Me pumpame sellest samast maapinnasest iga aasta jälle ja lisame sinna lihtsalt naatriumväetist ja lämmastikväetist ja mida iganes muud, et see maa lihtsalt toodaks. Aga see maa on muutunud toitainete vaeseks ja ma arvan, paljud meist me oleme ju kuulnud sellest, et on tehtud uurimusi, et ananassis näiteks on ainult 40% kaltsiumit võrreldes sellega, mis seal peaks olema. Nii et selle tõttu teinekord me peame täiendama oma toidulauda toidulisanditega, näiteks omega rasvhapped. Paljud inimesed on magneesiumi vaeguses, vase vaeguses. Mina võtan iga päev Kinko Bilbo pulbrit, mis parandab verevarustus minu ajus. Ma kasutan tüviraku plaastreid, stimuleerides oma organismi tootma lisatüvirakke. Teatavasti tüvirakud skännivad mööda sinu organismi ringi, otsides akuutseid kohti, mida parandada. Mida rohkem on sul tüvirakke, seda kiirem paranemine. Teatavasti vanematel inimestel haavad, luud, asjad kasvavad kinni aeglasemalt, tüvirakke on vähem nende organismis. Üks asjadest, mida ma samuti soovitan, on käi iga aasta tervisekontrollis. Nüüd ma tean, et paljud mehed, eriti Eesti mehed, ei käi arsti juures. Ilmselt ei julge käia arsti juures. Ma ei tea, kas nad kardavad valgeid kitleid või teateid, mida nad potentsiaalselt võiksid kuulda, aga ma olen veendunud, absoluutselt veendunud selles, et täna oleks palju inimesi elavate kirjas, ka kristlaste seas, kui nad oleksid õigel ajal läinud arsti juurde. Piibel ütleb, mis inimesel on võimatu, on Jumalal võimalik. Jumal spetsialiseerub võimatute asjade tegemisele. Aga kui see on midagi, mida sa saad teha, ja vähim on minna arsti juurde teha kindlaks, millega sul tegemist on, ja kui meditsiin saab seda aidata, siis sa peaksid seda kasutama. On asju, millega meditsiin toime ei tule, ja need asjad on Jumala pärusmaa, ja need on imed, mida sa vajad. Aga sa saad vähemalt kindlaks teha, ja sa saad juba oma usu suunata konkreetse asja suunas, millega sul on tegemist, kui sa tead. Nõnda siis, kui su ihus organismis ilmevad mingisugused asjad, mis on sulle ohumärgiks, siis ära jäta seda kuskile ootele. Muidugi, Jeesuse nimi on esimene, mida me appi hüüame. Jumal on tervendaja, aga tema tahe on ka, et me käiksime jumalikus tervises, mis nõuab distsipliini, mis nõuab ohverdust, mis nõuab teatud asjade tegemist regulaarselt. Aastal 2005 leiti juhuleiuna mul tõsine neeru puudulikkus. Number 1 leiti seda, et mul on ainult üks neer sünnipäraselt ja see üks neer, mis mul on või oli siis, et see oli tuksis. Arsti sõnad olid sellised. Ja kui ma ei oleks seda avastanud tervisekontrollis, oleks see haigus võib-olla tänaseks mind juba tapnud. Nii et sellepärast ära karda oma tervist periooditi kontrollida. Vereproovid, kopsupildid ja nii edasi. Ära lase hirmul enda üle valitseda. Ma olen esimene tunnistama, et paljud protseduurid meditsiinis on ebamugavad. Alates sellest, kui sa pead hambaarsti juurde minema ja eilegi, kui ma olin hambaarsti juures, nad panid mulle sellise kummi suhu, mis takistab seda, et vesi võiks sinna kurgupiirkonda valguda ja tekitada selle neelamisrefleksi ja kui keegi puurib su suus samal ajal ja sa püüad neelata ja see on ebamugav, aga samal ajal, kui sul on see kumm seal suus ja sul on selline tunne, et midagi on sul suu täis ja keegi seal veel toimetab, siis see on väga ebamugav tunne ja meil tuleb teinekord meditsiinis mingeid ebamugavusi taluda. Mul on tehtud 2 korda kolonoskoopiat ja sa võid uurida välja, mis see tähendab.
Ma olen ühe korra sondi pidanud neelama, mitu korda on minu kurku uuritud ja väikse peene sondiga ninast sisse mindud. Erinevaid asju, mida ma olen pidanud läbi elama seoses oma neeru teemaga, muidugi neeruoperatsioon, mis oli avatud operatsioon, eelnevalt pandi stent sisse, mis ühendas minu põie neeruga ja kõige lõpuks võeti see välja naiste sünnitustooli peal ja see oli omaette väljakutse, seda on tehtud mul ka 2 korda, nii et paljud asjad on ebameeldivad, aga me ei tohi lasta hirmul ennast orjastada. Ja lõppeks see eesmärk, et elada täisväärtuslikku, head, pikka elu ja võimalusel pikendada oma elupäevi siin maa peal, et teha tema tahet ja elada talle meelepäraselt kandes hoolt oma ihu eest, on see, miks me seda kõike talume ja teeme. Nüüd, mida me veel oma füüsilise ihu jaoks saame teha, on füüsiline trenn. Mõni ütleb, 1. Timotuse 4:8 ütleb, et ihulikust harjutusest on pisut, rõhutades sõna pisut, kasu. Tõepoolest, siuke salm on piiblis, aga kui seda sõna pisut lähemalt uurida, siis see tegelikult on sõna lühikeseks ajaks ja see ongi tõde. Füüsilisest trennist on kasu lühikeseks ajaks ja sa pead mingi aja pärast seda jälle tegema. See, et ma käisin korra jõusaalis ei hoolitse terve minu elu lihastoonuse ja luutiheduse eest, ma pean seda tegema periooditi, soovitavalt korra 2 nädalas. Ma teen trenni, mingisugust trenni iga päev. Ma teen kodus harjutusi oma keskkohale, oma kaela õlavöötme lihaskonnale. Mul on probleem selles, et mu kael on loomulikult sirgem kui peaks olema, mis tähendab seda, et see amortisatsioon on kehvem, lihased lähevad kergemini pingesse, ma pean pidevalt hoolt kandma selle kaela eest. Mul on kangekaelsuse probleem. Muuseas, homme ma lähen massaaži ja see on üks põhjus, miks ma seal käin, et hoida seda asja normis, et teha seda tööd, mida Jumal on kutsunud mind tegema. See on parasjagu tüütu tegeleda selle kaela ees, aga teha neid harjutusi. Keskkoha treening on tähtis sellepärast, et keskkoht hoiab sind koos. Üks maratonijooksja ütles mulle, et ta tegi trenni jõusaalis kõhulihastele, seljalihastele, külgedele. Ma ütlesin, et sa oled ju maratonijooksja, miks sa kõhtu ja selga treenid? Ta ütles, see hoiab sind ülal ja koos. Ja kui sa jooksed pikka maad, su selg väsib ära, su keha väsib ära ja su keskkoht peab olema tugev. Ma ütlen, keskkoht peab olema tugev meie kõigi jaoks, kes me teeme istuvat tööd või sa seisad pikalt või mida, isegi kui me kõnnime teinekord pikka distantsi, tunneme, et selg väsib ära. Teiste sõnadega, meie keskkoht peab olema tugev, sa pead tegema trenni oma alaseljale, oma külgedele, oma kõhule ja usu mind, see vajab pidevat hoolt. Ja muuseas, kui su lihaskond on hästi treenitud, siis sinu lihased on suurim glükoosi tarbija. Ja kõige suurem tõenäosus vältida suhkruhaigust diabeet 2, mis tekib eluaja jooksul, on hoida oma lihased heas toonuses ja vormis. Sa ütled, kõik see võtab palju distsipliini. Sellega ma olen nõus, aga usu mind, kui sa harjutad ennast teatud asju tegema, siis sul tekib harjumus neid asju teha ja tegelikult sinu ihu hakkab nautima ja teatud tase dopamiini tekib sellest, et sa lähed jälle jõusaali ja sa teed seda rõõmuga. Esimesed mõned korrad on raske seda teha, aga kui sa oled seda 6 aega regulaarselt teinud, see on osa sinu elust ja sa naudid seda. Ja minu soovitus on, pane trenni tegemise ajad oma iganädalasse graafikusse. Alusta kas või 1 kord nädalas, käi hommikuti pikalt kõndimas, sa ütled, ma olen tööl, ma olen ka tööl, me kõik oleme tööl. Kui ma töötasin Tallinnas Svenski Kaubandusaksia seltsi jaoks, mis on ettevõte, kus ma pidin olema sellisel kellal hommikul tööl kuni selle kellani, nii nagu enamus inimesi tööl käib, kas pole nii. Nii et ma läksin alati pool tundi varem välja, jätsin autot tee äärde, läksin ühele metsarajale ja kõndisin seal pool tundi, palvetasin ja ma sain värsket õhku ja ma sain ühe hea füüsilise harjutuse seal ühtlasi ära teha. Mida me veel saame oma ihu jaoks ära teha, on hästi magada. Nüüd sellest võiks rääkida terve saate ja muidugi mina ei ole mingisugune uneekspert, aga ma usun seda, et me kõik vajame magada hästi ja magada piisavalt.
Enamus meist me veedame magamistoas 7–9 tundi ööpäevas, see on 1/3 oma päevast ehk 1/3 oma elust võib-olla magame maha. Kui me oleme pika ea, siis vähem. Mis tähendab seda, et me peaksime investeerima heasse unesse, investeerides heasse madratsisse, investeerides heasse patja, mis meie kaela ja pead toetab. Võib-olla su toatemperatuur peaks olema piisavalt jahe, et sa magad seal hästi. Vanasti mul meeldis magada toas, kus kardinaid ees ei olnud, et sealt kumaks mingit valgust sisse. Aga tänaseks ma olen muutnud seda hoiakut ja ma tõmban kardina ette, et tuba oleks võimalikult pime ja ma võin tunnistada, et ma täna magan paremini. Väldi samuti sinist ekraani valgust enne magama minekut. Ma olen tähele pannud seda, et kui ma vaatan iPadist mingisugust pingsimängu või malemängu või mingit jutlustki, olles seal voodis, siis ma lähen uuesti ergaks. Kui ma võtan aga raamatu kätte ja loen midagi, siis uni tuleb peale võib-olla 10 minutiga juba ja ma tahan selle raamatu ära panna ja silmad kinni panna. Uni on üks parim vahend ilu, pika elu ja hea tervise jaoks. Veel üks vaimustav asi, mida me saame oma ihu tervise jaoks teha, on käia regulaarselt saunas. Jällegi on tehtud hulga uurimusi, kui palju terviseeeliseid ja kasu tuleb sellest, et me saunas käime. Oma toksiinidest lahti saame, ainevahetus paraneb. Muidugi sa pead olema ettevaatlik, kui sul on teatud, ma ei tea, südame-veresoonkonna probleemid, et sa käi väga külmas saunas ja siis hüppa järsku kuskile külma vette. Aga saun üldjuhul on meile hea ja tervisenäitajad kindlasti tõusevad. Jumal tahab, et meie käsi hästi käiks ja me pikalt siin maa peal elaksime ja tema tahet, missiooni ja kutset võiksime täita. Seda muuseas ka on meile öeldud nii mitmed korrad, ka Vanas Testamendis. Ma loen 5. Moosese raamatust 11. peatükis salm 8, mis ütleb niimoodi: sellepärast pidage kõiki käske, milled ma täna teile annan. Ja muuseas kõik käsud, seal olid sees moraalsed käsud, aga seal olid sees ka, mida süüa, mida mitte süüa. Seal oli sees hingamispäeva pidamise käsk, mis tähendab seda, et puhkus ju on tähtis. Et te saaksite tugevaks ja läheksite ning päriksite maa. Teiste sõnadega saaksite täide saata minu plaani ja tahte. Ja et te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille Jehova vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile ja nende soole, maa, mis piima ja mett voolab. Nii et on asju, mida me saame teha, et pikendada oma elupäevi. Ja muidu selles õpetussõnade raamatus peatükk 4 salm 10 öeldakse meile samuti: kuule mu poeg ja võta vastu mu sõnad. Siis saab sulle palju eluaastaid. Ja nii nagu me lugesime alguses, meil on vastutus selle ihu eest, mille Jumal on meile andnud. Sa ei saa jutlustada siin maa peal ilma ihuta. Sa ei saa olla õnnistuseks oma perele ilma ihuta. Ükskord, kui me sellest ihust väljume, me lahkume siit. Nii et keegi meist ei pea lahkuma enne oma aega ja me saame kindlasti kõik midagi teha ja panustada, et elada täisväärtuslikku elu Jumalat teenides ja seda kõike Jumala auks. Nii et sõbrad, olge hoitud, olge vahvad. Näeme jälle.